puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja vaalus. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast saatesse. Püsikunde Sirje Presnal ja tere kallis Karmen, ma ei ole sind näinud 1,100,000 See on päris pikk aeg olnud aastat. Tere teile mõlemale. Just, kas ma tohin ikkagi selle uue nime välja öelda? Ja muidugi. Nii, Carmiola de Santura. Jah. Vaata, nagu meenutab natuke Carmen. Carmiola. Me just mõtlesime Anuga siin enne, kui sa tulid, et kuidas sa ikkagi vahetasid selle nime ära, et see Carmen on nagu maailma lahedaim naise nimi tegelikult. Aga sa oled täiesti ära vahetanud, on ta sul passis nüüd teisiti? Ei ole, selles suhtes, et ma ei ole, ega ma nagu selles suhtes peast segi ei läinud, vaata, et ma nüüd hakkan nagu hirmsasti nüüd nagu oma vana nime nüüd matma ja eks see oli lihtsalt, see on väga pragmaatilistel põhjustel, kuigi ma ei teadnud seda siis, kui see mulle kanaldus, ma ei teadnud, et see on väga pragmaatilistel põhjustel. Kui sa ütled Carmen, sellel nimel on ajalugu ja Carmen on tegelikult sulguv, energeetiliselt on see nimi sulguv, justkui nagu vangistuses sulguv. Carmen on alati, kui sa vaatad energeetiliselt selle nime taha, ta ihaleb vabadust ja ta ei saavuta seda mitte iial. Ja kui on Carmiola, siis see ots on lahti. Ta võib kõike, sest ta on vaba. Aga see on see, et vokaal on lõpus või millest? Jaa, just nimelt. See on kõikide nimedega siis nii, et kui sul on täishäälik või... Ei pruugi, okay. aga kui sa energeetiliselt vaatad, Sirje jääb lahti. Anu on joonduv. Paljudel vanematel, kui nad nime panevad, siis neil on juba, minu ema pani ooperi järgi selle nime. No seal oli juba nii suur fookus ja nii suur taatlus. Ja kujuta nüüd ette, minu perekonnanimi on Britson. Carmen Britson. Pane need nimed nüüd kokku. Inglis keeles inimene ei saa öelda ta ei ütle seda välja. Ja siis ta ütleb Carmen Prison. Oh my God. Just täpselt. Oh my God. Ja siis ma sain aru, et siin ei olnudki teist võimalust üldse. Et kui sind nagu lavale kutsutakse ja tal vääratub, tal võib ainult vääratuda. Prison. Ja kõik on juba niimoodi kuku. Jah. Et siis see lihtsalt juhtus, see nimi tuli ja ma võtsin selle. Ja täna ma olen sellega, ma olen väga rahul. Et see on lihtsalt nimi, mis aitab mind nagu väljaspool Eestit, ütleme nii. Aga kui palju, kui suur osa sinu tegevusest on väljaspool Eestit üldse praegu? Täna ikka väga palju. On jah? Mis teed? Käin esinemas, käin seminaridel esinemas, räägin esivanemate traumadest, just emaliini traumadest. Ja selline, eks ma võib-olla teadsin kogu aeg, et ma seda suunda lähen. Täna ma juba koolitan teisi inimesi, kes tahavad lavadele nagu esinema minna. Et see on nagu, see oli küll loomulik jätk. Ma mäletan, Anu, me kohtusime kunagi ühel sellel, mis ta nüüd oligi, Tiit Trofimovi seminaril, naine mingi. Ja sa küsisid, et mis sa siis nüüd teed? Ma ütlesin, et käin siin ja seal laval esinen. Kas televisioon ja lava, et need on ikkagi nagu... Ja ma jäin sellele mõtlema. Võib-olla tõesti peaks võib-olla tõesti mõtlema, et lava on ikkagi nii väike. Et mingisugune hirm nagu aktiveerus, vaata. Aga ma otsustasin nagu ära, et minu lavad ei saa olema väikesed. Vaid ma võtan need lavad, mis mind ennast toidavad. Ja siis ma võtsin neid ampsa, hakkasin võtma, mis hakkasid mind nagu Eestist välja viima rohkem. Et need ei ole Kapa-Kohila kultuurimajad, vaid need on ikkagi nagu suured lavad. Ja tänaseks ma saan aru, et see oli lihtsalt üks trigger, mis pani mind tegelikult tegema veel suuremat sammu, et ma kartsin ju. Aga ma pidin ennast kokku võtma. Ja... Sa ei räägi ju seal oma emakeeles, sa räägid seal ikkagi võõras keeles. Ja täna ilmselt see tuleb sul sujuvalt, aga mingil hetkel, kui me räägime, siis me ju tõlgime oma mõtteid teise keelde. Ma läksin selle jaoks lausa Liisa Nikolsi ühele kursusele ja mul oli meeletu hirm inglise keeles ennast väljendada. Et sa nagu võid ju küll, me kõik oleme koolis inglise keelt õppinud.
aga kui sa hakkad nagu laval, siis sa hakkad nagu peas tõlkima, sul on nagu mingi filter on vahel. Ja siis ma sain aru, et see viis mind nagu sellisesse varju arhetüüpi, et ma hakkasin nagu tõestama ennast laval, et ma oskan rääkida inglise keelt. Ja siis Lisa Nicholsi ühele kursusele sattudes, ta viis mind kohtuma oma kõige suurema hirmuga ja ma tollel hetkel ei teadnud, et see on hirm rääkida inglise keeles. Ja ma olin väga üllatunud, kui olles seal seistes niimoodi seal, mis mu suurem hirm on, ei ole ju midagi hirmu, Ja siis põmm, sa ei julge rääkida inglise keeles. Aga kuidas see välja tuli? Jube huvitav, ma tahaks ka oma suurimat hirmu näha tegelikult, sest mul on sama, et ei ole ju midagi, aga äkki ka on midagi. Me võime vaadata seda. Oh yeah. Ja siis ma sain aru, et kurja küll. See on ainult inglise keele, see on ainult hirm rääkida inglise keeles. Ja ma tegin selle meetodiga, tegin selle asja läbi ja läks vist 2 kuud mööda, kui ma olin Atlantas juba lava peal. Wow. Et see oli nagu väga väike selline, see oli, kurat, mis siin toimub? Lõpetame ära nimel, et said aru, vastus tuli, kurat, mis siin toimub, esitad endale enne seda hirmu tulekut. Nii pisikesed asjad on tavaliselt, meil on nüüd detailid, mis meid häirivad. Meid ei häiri nagu, et kui me tahame kuskile jõuda, meid ei häiri see, ma tahan sinna jõuda maailma, seda sa nagu justkui julged, sest see on hägune, see on justkui nagu selline unistuse tasand. Aga nii kui sa lähed detailidesse, juba kas või see, et sul on ülekilod, issand jumal, küll ma ei julge minna, et mul on siin ja seal ülekilod. Ja sa takerdud sellesse väikesesse nagu asja, et mul on mingi ülekilo, põmm jääb tegemata. Ja ma tean, see on umbes, et ma ei taha trenni minna, mul on mingi 3 ülekilo, ma mäletan seda veel mingist ajast. Okay. Kuule, aga mind kohe erutab see, et see nagu suurele lavale minek ja sa õppisid nagu seda eraldi siis, et kuidas esineda, kuidas haarata see publik. Mina tahan küll mõne sõna kuulda siit nagu. Anna meile nõu. Nii, küsi. Sina esitasid ka siin küsimuse vahepeal, millele jäi vastust? Ei, vastupidi, sina tahad teada, sest mina kindlalt suurtele lavadele ei pürgi. Selge. No see, sa tead, ühesõnaga sa pead olema kindlasti väga enesekindel selles teemas, millega sa sinna lähed, on ju, see peaks sul selge olema, aga see sul võib ükskõik kui selge olla, sa võid perfektselt osata ka lugeda, aga see, kui sa teed seda suurel laval, siis... Tead, meil on Eestis hästi palju informatiivseid kõnelejaid, ehk siis on, vaata, meil on nagu seminarid ja seminarile tulevad inimesed, kes teavad oma valdkonda ja tegelikult ütleme speakerite, kui sa oled keynote speaker, siis tavaliselt selliseid inimesi nagu sellistele suurtel motivatsiooni lavadele ei kutsutagi sellepärast, et nad on informatiivsed kõnelejad, nemad on konverentsidel, nad on nagu sellised, me jagame infot. Ja siis on inspirational speakers, motivational speakers on ja siis ja need on kõik eraldi nagu sellised, just nimetame žanrid ja sa pead teadma, mis valdkonda sa tahad kuuluda, sest muidu sa lähed nagu mixed up'i ja sa hakkad ennast valeks tegema. Et näiteks, kui sina tahaksid motiveerida naisi, et elage julgelt, eks ole, siis sa oled nii inspirational, aga sa võid olla ka motivational, aga motivatsiooni kõnelejatel peab olema see mingisugune Tony Robbinsi mingi power, mis nagu haarab selle saali ja paneb teda käituma viisil, et ta loomastub ja ta saab sellest haipi. Et sul on see haip on see, mis loob sulle teise seisundi ja läbi muutunud seisundi sa hakkad mõtlema, et kuule, seda peaks parandama, seda peaks nüüd tegema teistmoodi. Aga inspirational speakers on need, kes jagavad oma lugusid, kes jagavad oma transformatsiooni. Nad ei haipi, nad lihtsalt jagavad informatsiooni. Sul tuli köha. Ja täiesti lampi. Nii. Ma vaatasin teie midagi mõjub mulle. Aga podcasti. Aga tead sa järsku see podcastis, ma räägin ja mul kaob ju vahepeal hääl ära ju mingitest asjadest rääkides ja mul tuleb täiesti nulli koha peal. Tuleb mingi hoog peale. Ma praegu ajan selle ikkagi selle süüks, et me panime endale siia mingit asja, järsku ma hakkan avanema siit kuskilt praegu või? Ütle välja, mis sa öelda tahad. Ja mul on välja ütlemata asjad. Ütle siis ära. No, köhi välja on ju. Köhi välja, Et täiesti kummaline. Et ja, mul juhtuvad sellised asjad. Mingi asi nüüd trigerdas mind. Ei saagi aru, mis.
kuigi nagu nii põnev teema, ma tahan just küsida, sest ma lähen TalTechi just reedel loengut pidama ja ma pean seal, mulle saadeti 4A4, mida noored inimesed tahavad kuulata ja siis ma juba pursatasin naerma, ma ütlesin, et see ei ole võimalik, sa ei saa rääkida. Nad tahavad teada, kuidas on Anu Saagin bränd, hakka sealt algusest pihta, kus sa tulid, miks sa tahtsid kuulsaks saada, mida ma üldse ei tahtnudki, ja kõik see asi. Ja ma ma ei ole hirmunud, mul esinemisega ei ole probleemi. Lihtsalt ma olen alati, kui ma lähen suurele lavale, siis minu esimene ülesanne on tegelikult see, et ma tahan osata publikut lugeda. Ja see ei tule kohe 2 sekundiga, vaata, see võtab natsa aega. Et mul on vaja, ma tõesti, ma kohe tunnen, et ma mingil hetkel hakkan, nüüd ma sain pihta, ma loen seda publikut, ja ma kuidagi näen, et nad tahavad seda asja kuulda ja see jõuab mulle siia. Ja kui sa tahad publikut lugeda, siis sa pead andma neile nagu sissejuhatuse, mis annab sulle võimaluse lugeda. Just. Et üks asi on see, et üldse, kui me nagu räägime brändidest, eks ole, et me tahame, on ju väga palju speakereid, kes räägivad sellest, kuidas neist said brändid, siis kõigepealt kõneta neid, alusta nendest. Mis on teie ambitsioonid? Mis on teie võib-olla kohad, kuhu te olete kinni jäänud? Ja siis nad hakkavad sulle võib-olla andma tagasisidet ja siis on see ruum sinu käes, sa tead täpselt millest rääkida, sest sa tead täpselt, mis neid huvitab. Ehk siis kõigepealt alusta nendest ja siis võtta see ja hakka andma, mida nad soovivad. Väga huvitav. Kas see annab ju kannatanud, nüüd me läheme oma radadel, on ju, sorry. Ei, väga tore, väga huvitav, ega see, et see mind isiklikult võib-olla vähe puudutab ja tähendab, et see mind ei huvita. Et ma olen leidnud selle, et lugemiseks ma võtan selle aja massi lugemiseks, kui ma tutvustan iseennast. Sel ajal, kui ma tutvustan iseennast, tihti unustan selle ära kusjuures. Ma olen ju selline, kes lendab peale, mul on mingi mõte peas, ma tulistan, siis ma unustan, issand, ma kujutan endale ette, et kõik teavad mind. See ei pruugi nii olla. Või see on ka natukene ülbus, pisut minu jaoks nagu on ju. Et sa pead ikkagi, sa pead minema lavale, et tere, mina olen Anu Saagin. Mina töötan, Õhtulehes on ju. Teen neid ja neid saated. On ju see õige algus? Aga see võib jääda igavaks natukene. Ei, aga ma ei tee seda nagu 15 minutit. Ma ütlen selle viisakalt alguses ära, kes ma olen. Üks nipp on. Palun. Et alusta sellest, et mida paljud minust pruugivad teada on see, et on seal mingisugune 4 lauset. Aga mida te ei pruugi minust teada on see, et ja siis neil tekib seal nagu võtan teile tähelepanu. Ja siis on lühike sissejuhatus, et sa ei lähe lappesse. Et muidu me võime minna lappesse, sest me arvame, et me võime seda lisama ja seda lisama ja seda lisama. Ja siis see publik on juba läinud ja siis mõtleb, et oot, mis ma küsida tahtsin. Aga kõige tähtsam on see, et hoida ta esimesest sekundist. Et seda te teate, aga te ei pruugi teada seda. Kuule, aga see on nii põnev, see on õudselt, mind väga erutab kõik see tõsiselt ja mind õudselt huvitab see, et sina räägid oma esivanemate, või mitte oma, vaid üldse esivanemate mustritest. Kuidas sa seda teed? Et kas sa oled nüüd inspiratsioonikõneleja, motivatsioonikõneleja, kuidas see? Nii ja naa, jah? Jah, tead, seal on üks veel, seal on transformational speaker. Ja transformational speaker on see, kes paneb inimesed seal samas koha peal, nagu kas ta teeb mingisuguse meditatsiooni või ta teeb seal mingisuguse sellise ikkagi nagu strateegiaid, ma kasutan palju strateegiaid laval, et piltlikult teen midagi, viin selle publiku sellesse kohta, kus ta peab kohtuma oma esivanemaga või minu meelest ma tegin tookord Tiiduga, aga ma tegin selle ühe meditatsiooni. See oli mul üks esimesi, mida ma tookord tegin ja ma mõtlesin, kas kurat julgen teha või ei julge, vaata. Ja kõigepealt tuleb ta viia nagu sellesse kohta, see publik, kus ta on valmis minema, kas siis kohtuma või tegema väikest nagu tööd iseendaga. Ja siis see inimene, väga paljud inimesed hakkavad nutma täiesti nagu endal arusaamatult, eks ole, või oli üks naisterahvas, kes hakkas karjudest nutma. Ja siis tema pidi nagu välja saatma saalist. Et ta saaks nagu, et inimesed ei ole valmis tihti nagu selliseks väga spetsiifiliseks sügavaks tööks. Et meile meeldib teha endaga tööd nii kaua, kuni see ei ole valus.
aga kui see puudutab sinu valusat kohta, siis kas me tardume, põgeneme või hakkame ründama seda, kes meid püüab sinna viia. Ja on olnud selliseid hetke, üks inimene Dubais oli just selline koht, kus jumal küll, inimene hakkas mulle saalis vastu vaidlema. Võttis kohe nagu üle ja hakkas andma ja 5 minutit läks. Ja hakkas... No siis teil oli põnev vähemalt. Tead, ei olnud, sest ta hakkas nagu monoloogi pidama. See on õudne tüüp ausutades publikut teha. Ja mul läks nagu niimoodi lappesse, et ma ei saanud enam aru, et kus ma pooleli jäi, kus mu mõte nagu pooleli jäi. Ja siis kõige lihtsam oli nagu, et ma läksin sellesse kohta, et teeme nüüd ühe väikse meditatsiooni. Ja siis mul on kohe taskust võtta üks meditatsioon seoses oma ema liiniga ja siis see päästis päeva. Aga jah, ka selliseid asju on olnud. Kuule, mina tahan nüüd teha, et meie oleme nüüd publik ja sina lähed nüüd siin, hakkad meile seda värki tegema, mida iganes. Ja palun tee see algus meile ära. Nii. Mis sa must saada tahab ma tahan, et sa oleksid oleksid nüüd tulnud kõnelema. Meil on see algus, sul oleks vaja, üks hoiab juba turvaööd ei taha või? Ma just täna öösel nägin oma surnud ema unes, nii et see oli suhteliselt meeldiv unenägu, nii et ma hea meelega olen, ma olen selleks valmis. Ma mõtlen, mis või teema võib olla või kuidagi... Kas sa lähed alati nagu, sulle jagatakse ikkagi, sa lähed erinevatele konverentsidele, seal on mingi teemad, eks ole, mingi teemapüstitus on ju. No mis on need kõige tihedamad, mida soovitakse nagu, millest? No ütleme niimoodi, et võtame need 2 viimast oli ikkagi, need olid ettevõtjad naised. Muide, mustanahalised naised on täiesti erinev tüüp. Et nemad on hästi sellised haipi ja vaata nii nagu kirikutes, eks ole, neil on see kõik selline, sest nad tegelikult on loodusrahvas, aga nad ei mäleta seda. Neilt on see orjapõlvega nagu ära võetud. Must rass ei ole tegelikult üldse kristlane ja neid on tehtud nii kristlaseks. Sellepärast, et nad on puhas, nagu meil olid šamaanid, olid nemad ka puhtalt nagu loodusrahvas, aga neid pandi uskuma ja nad, kuna see andis neile emotsionaalset tuge, siis jäädi sinna, aga okei, see selleks. Nii, ühesõnaga, oota mul niimoodi lambist kohe, aga oot, ma mõtlen, ma mõtlen kohe mingi teema. Mõtle teema, jah. Mõtlen välja, ikkagi on see, et mida need, ma nagu praegu mõtlen, et kui ma ise käin, mida need inimesed tahavad kuulata, on ju, et naised on põhilised, eks ole. Nad tahavad tulla varjust välja, nad tahavad olla... Nii, okei, ma alustan. Nii. Kallis naine, kui tihti sa oled mõelnud, et kõik see, mida sa oled siiamaani teinud, on küll õige, aga sa ei näe siit võimalust enam edasi astuda. See ei pruugi olla see, et sa oled väsinud. See ei pruugi olla see, et sul on vale partner või et need strateegiad, mida sa oled võtnud kasutusele, ei tööta. Põhjus võib olla hoopis lihtsam. Sind kasvatas sinu ema ja isa. Võib-olla ei ole sa neid terve oma elu näinud. Aga nad on sinu jaoks olemas, sinu kehas, sinu kõnes, sinu mõtetes. Mis siis oleks, kui ma ütlen sulle täna, et kõik see, kes sa oled sa sellepärast? Kõik see, mis sa oled, on seotud sellega, missugune on sinu suhe sinu emaga. Oota, ma mõtlen, mis see teine paragrahv võiks olla. See oli sissejuhatus. Teine paragrahv. Mõtle korraks oma emale. Milline oli sinu suhe emaga? On väga palju naisi, kes ütlevad, et nad ei suuda oma emale andestada. Ema tegi mulle seda, ema tegi mulle toda. Ja võib-olla nad on pannud ise ennast teinekord sellisesse rolli, kus nad ütlevad, et ma ei ole väärt elu sellepärast, et mu ema ei osanud mulle elu anda. Sellist elu, mida ma võib-olla oleksin väärinud. Kui sa mõtled oma emale ja peaksid ütlema ühe lausega. Ema, ma annan sulle andeks, et. Ma annan sulle andeks, et. Siis mis oleks selle lause teine pool? Mõtle sellele, võib-olla kirjuta see üles ja jätta see endale meelde. Meie kohtumise lõpus ma esitan sulle küsimuse, mis paneb sind aru saama, et see, mida sa ootasid oma emat andestusena,
on see, mida ootab sinu laps sinult, et sulle andestada. Me kõik peame ühel hetkel andestama. Aga kas me oleme valmis selleks täna? Aga ma loodan, et kui mitte täna, siis homme. No see oli lühikene. Aga mõjus. Jah, paneb mõtlema küll. No mis sa mõtled, ütle, mis see lause oleks? Ma ei saa seda praegu öelda, kuidas ma selle lause oleks lõpetanud. Liiga isiklik. Absoluutselt ei, seda ma kindlasti seda rõõmu ma teile ei paku. Aga kui see on nüüd sinu laps, kes peaks sulle andestama, kas see oleks olnud sarnane? Vaat see on keerulisem küsimus. Me ei näe ju ise ennast ausalt. Et see võib olla, mida ma peaksin oma emale andestama. Ma ju alateadvuses mõtlen, ei, mina küll selline ei ole. Ma olen ikka, no ma ei tea, kas parem, aga mul on võib-olla teistsugused sul on vanaema hoiakud pigem. See ongi see erinevus. Ma praegu ma mõtlen, kas ma suudaks oma lapsele isegi kas lapsele tohiks esitada seda küsimust, et kas on mingi asi, mille pärast võib-olla ma pean paluma vabandust või mingi teema, mille pärast ma vajaksin andestust? Ei, pigem, siis sa teed ennast ohvriks, vaata, seda ei ole vaja. Pigem nagu see, et kas on midagi, mis on sulle teinud haiget ja ma ei tea seda. Väga lihtne küsimus nagu. Et siis sa nagu ei tee endast ohvrit ja siis ta ütle kindlasti. Et mitte oma emale haiget teha. Just. Ei, meil oli kõik hästi. Ja see on nii klassikaline. Et ma ikka vahel olen küsinud, nagu ma olen oodanud teatud iga, see on hästi oluline. On ju. Ja siis ja küsinud mingite konkreetsete asjade kohta, mis on loomulikult need on jäänud ennast kriipima ja sa tahad justkui, kõik käib ju läbi oma enda südame, et sa tahad enesele seda andestust justkui või mõista või aru saada, et kas see on teda kuidagi mõjutanud. Siin võib väike nagu selline äärmus tekkida ka muidugi. Ma lihtsalt nagu täiendan sinu lugu. See, mis sinul on praegu peas, et see, mis on tehtud meile, me väldime seda, mida on tehtud meile ja meist võivad saada kontrollfriigid. Et Jumala eest seda ei juhtuks, me ei hakka mitte ainult ennast kontrollima, vaid me hakkame oma last kontrollima, et seda Jumala eest ei juhtuks. Ja siis võib juhtuda see, et tuleb see teine äärmus, vaata. Et see võib ka nagu laptesse minna. Põnev, jah. Aga jah, olen ikka küsinud ja uurinud, kas see või teine asi tegi haiget, kas on jätnud jälje. Ei saa veel lahti, ei ole saanud lahti muugitud asja, sest ikkagi leian, et ei vastata ausalt. Ahah. Eitatakse mingeid asju on ju, siis tundub nagu, ma ei tea, kas teeseldakse, et ei mäletata. Aga võib-olla see ei ole jätnud jälge. Tõesti, ja ma tahtsingi just jõuda, aga järsku see ei olegi see asi. Järsku on hoopis mingi 4. või 5. asi, mille peale ma ise ei tule. Tead, siin on veel üks asi. Me oleme kolmnurksetes dünaamikates, elame perekondades. Ja te lõikate pärast välja, kui see on liiga isiklik, jah? Saate lõigata välja? No, anna tuld. Siin on üks selline koht, et vaata, kui sina jäid ilma isata, siis siin on korduv muster, kus tema jäi ilma isata. Ja nüüd on nagu see, et kellest sai tema teie suhtes, sest teil on üks tühinik seal. Ja nüüd missuguse rolli tema võttis. Kui tema võttis hoidja rolli, et tema hoiab pigem sind, siis ta ei ütle sulle mitte iialgi, et sina tegid talle haiget, sest tema hoidis sind ja kuni sinu elu lõpuni tema jääb sind hoidma. Ja seetõttu me ei saa teinekord oma lastelt nagu nõuda, et anna mulle andeks, ta ei lähe sinna, sest ta on oma rolli nagu liiga nagu tugevalt võtnud, et seal võib olla see asi ka.
et selle välja lõigata. see välja meile ikka midagi. Me puuduta mind saade ikka. Puudutame igast otsast. Me hakkame kohe Sirjet puudutama siit. Ja no mind on väga raske nende ema-isa juttudega puudutada, sest et noh, kui kellelgi on olnud nagu ideaalne pere ja lapsepõlv ja vanavanemad ja kõik väga ideaalsed, siis see on mina. Nii et noh, et kui sa ütlesid, et ema anna mulle andeks, et sa ei kontrolli nüüd seda, kuidas mul koolitööd on tehtud, see on nagu maksimum. Ma ei oska midagi muud välja mõelda lihtsalt. Ei peagi mõtlema välja, mõnel ongi väga hästi kõik. Ja. Ta on üks arukordsemaid inimesi, keda ma tean. Ma toon ta alati näiteks, kui ma kuskil räägib millestki, siis inimesed küsivad hästi palju seda puudutab mind saate kohta ka loomulikult ja kuidas te saate seal igasuguseid oma isiklikke traumasid ravitud ja teha. Mul on saatejuht, kellel ei ole seal vereliinis küll mitte ühtegi traumat, on ju, et võib ka olla see, et siis inimesed tihtipeale ütlevad, et vaata, et meil on ju kõigil, meil on need mustad augud, meil on need tumedad nurgad elus, kõigil on traumad, kui me võiksime ju kõik mingi raamatu kirjutada sellest, mina alati toon näiteks Sirje, ei ole seal mitte midagi, kõik on helge, päikseline, ilus. Lihtsalt, eks elu on hiljem mulle neid traumasid küllalt veeretanud kaela, nii et ma olen need kätte saanud. Liigutakse millegipärast lapsepõlve traumadesse alati, urgitsetakse nagu seal. Sinul seda pole olnud, sul on hiljem, sa oled saanud oma supi. Ja olen ka muutunud selliseks vahepeal, et niisuguseks ettevaatlikuks. Sa oled nagu suhtes siis saanud neid asju? Ei, mitte suhtes, suhted on mul ideaalsed. Suhted on ideaalsed. Hästi ainulaadne inimene, vaadake siia. Aga jah, mingisugused kummalised õnnetused ja sellised asjad ja jah. Pane oma nimi, vaatame korraks sind, vaatame üle, et pane oma nimi ja tee siia ring nagu ümber. Oota, kas eesnimi või perekonna nimi? Kirjuta selle peal sealt tugevam. Lihtsalt oma nimi. Kas sul on mingisugune nagu selline, sa ütlesid ennem, et sul, et mingisugune asi on, mida sa soovid saavutada, aga on mingisugune nagu võib-olla obstacle, mingi takistus seal, või et mis nagu... Oota, Sirje Presnal panen või? Ei, Sirje, pane Sirje. Nii. Ja sulle see. Ossa raps. No nii. No, hirmu kohta oli. Nii, mis see hirmu? Ma ei tea, mis hirmu on. Mul ei ole hirme ju. Ämblikku ka enam ei karda. Vanasti kartsin ämblikena. Oletame niimoodi, et kui see on praegu nagu sinu selline, et kui mina siit nagu vaatan, siis... tahad midagi teada või taha? Ja, et äkki ma eitan vaata, eks ole, et ma ju petan ise ennast. Vaatame siis, et mis inimene sa oled. Vaatame lihtsalt üldises, jah. Nii. Sa oledki lilled ja liblikad. Kas sa oled nooruses olnud nagu selline nagu lilled ja liblikad laps nagu päriselt lilled ja liblikad, jah? Ikka, jah. Millegipärast ma jäin sinna kinni praegu, sinna lilled ja liblikad kohta. Ühest küljest on see sinu nõrkus, teiselt poolt on see sinu tugevus. Ehk siis sa usud, et maailm on ilus ja lilleline ja selline voolav ja selline maailmas on inimesed, kõik on head ja nii tore, nii nunnu. Aga siis, kui sa tuled nagu reaalsesse maailma, siis juhtub nagu see, et see on liiga raske. Nagu see energia on raske sinu jaoks, see on nagu raske. Ja see ongi sinu elu kõige suurem väljakutse. Ehk siis, kui sa olid ka eelmises elus võib olla keegi, kes oli nagu seal taimedega tegi midagi, eks ole, siis selles elus sa pead, see on sinu väljakutse. Õpetada inimesi olema, mitte nagu isegi õpetada. Jah, väga õiget tööd teed läbi sõnade looma kergust. Sa ei tohi sõnadega kellegile haiget teha. Sinus ei olegi seda kohta. Sõnadega luua kergust, mis loob inimestele selgust. Nagu läbi õigete sõnade valikute paned sa inimesi aru saama, et elu võib olla lill, elu võib olla ilus. Kui sina sa võtad kõik selle, mis sul on olnud ja paned inimesi uskuma, et te võite ka sellesse uskuda, sest nii võib olla. Tahad veel midagi teada? No aga vaata seda hirmu kohta ka, et kas on mingi hirm, mida ma nagu enda eest varjan?
sul on tegelikult sõja ees päris suur hirm. Miks see sõda nagu selles suhtes, et mis saab? Et sul on selle ees nagu selline hirm. Kuidas sa enda jaoks oled seda nagu seletanud või? Ma nägin hiljaaegu und, et ma nägin und, et ma olin surnud ja inimesed meenutasid mind, et ta sai surma pommirünnakus ja siis järgmine kaader oli see, kuidas ma saingi nagu, kuidas ma nägin seda pommirünnakut lähenemas. Aga see on kuidagi nii, et ma ei võta seda nagu väga traagiliselt ka, eks ju, et juhtub, mis aga alateadvusest ta mängib aga ja, kindla peale, jah, võib-olla. Sa ei tunnista seda, sa oled nagu ei tunnista, absoluutselt mitte. Siis äkki näed unes sellist asja. Mis juhtub siis, kui sõda tuleb? No mis juhtub? Rõve, võib-olla mul ei ole meigi asju, võib-olla mul ei ole ilusaid riideid. Tead, mul on juba, see on minu jaoks katastroof. Äkki võetakse suletekke ära. Ja siis mul oli ju vahepeal siin külmusid veetorud ära, meil ei olnud 3 päeva vett. Täiesti košmaar tegelikult. 3 päeva pole vett. Aga mõtle, sul ei ole võib-olla, meil oli elekter, aga meil ei olnud vett, aga meil ei ole võib-olla elektrit, meil ei ole süüa. Ja sa oled ikka mõelnud selle peale? Ikka nati, jaa. Loomulikult. Oota, ma kirjutasin valesti siia. Vaatame korraks lisaks sellele sõjahirmule, mis sul veel on. Mis hirm sul veel on? See on seotud natukene sinu töö ja vanusega. Loomulikult, kes siis ei mõtleks? Ei, mina küll ei mõtle, aga sina mõtled. Soo? Jah, ära tee seda üldse. Ära hakkasin üldistama. Jah. Vabandust. Et sa oled liiga vana. Ja ma olen liiga vana. Ei, seda ma olen mõelnud ja seda ma olen endale väga ka tunnistanud. Eriti see oli nagu eelmine suvi, kui mul oli borrelioos ja ma olin tohutult haige, tohutult väsinud ja ma mõtlesin, ma ei jõua seda tööd teha. Aga mis on see teine töö, mida ma saaks teha? Raamatu kirjutamine. Ja ei olegi. Kas see raamat on valmis või? Jaa. Teine raamat on ka seal mõttes või? Mul on igasugused raamatud, aga ma ei viitsi, ma ei taha nagu kirjutada, kui ma teen tööd parasjagu, et ma ei taha nagu mõtlegi niimoodi, et siis sul tekib aeg raamatut kirjutada, sest et sa pead kirjutama rohkem. Et võtagi see eesmärk endale, et kui eks ole, kõik vananeme ja aeg on meie kahjus tegelikult, kuigi keegi sellest räägi, et lihtsalt, et hakka nagu mõtlema, et mis on see, mis sulle meeldiks teha, ilmselgelt sulle meeldib kirjutada, siis hakkagi kirjutama, võta nagu ette ja loo endale see, et persse, see on nagu parim variant üldsena. Et loo endale sellest nagu võimalus, mitte nagu paratamatus. Et see on sinu võimalus. Ja siis ei teki seda hirmu filtrit sinna, et ma hakkan hammastega nüüd töökohast kinni hoidma või ma hakkan nagu mängima lolli, et hakkama nagu kõike tegema, mida ma ei peaks tegema, eks ole. Lähed lihtsalt hakkad kirjutama ja tuleb ja kõik on nagu väga hästi. Ma lihtsalt ise mõtlesin, et tead, eks sellest kirjutamisest ka mingil hetkel saab natukene nagu tülvastus tuleb peale ja siis läheks aiatööl, ei saa, kondid valutavad ja tiiksed mõtted, vaata, borrelioos oli ju ja siis olidki kõik asjad valutasid. Õudne oli, see oli õudne hetk. Nüüd ma juba võib-olla saaks, aga nüüd ma ei tea. Pane kinni praegu nüüd või? Pane, jaa. Nii. Saime su ilma teed, ei olnud raske nagu selles suhtes. Nii. Vaid mulle otsa. Midagi küsida. Kas sellise küsimuse saab küsida ka, mis on minu hirmud? Sinu käest küsida hoopis seda. Ma kirjutan oma nime ilusasti. Ja muidu mulle meeldib nagu paberi peal, sest et muidu ma peaksin tulema sinu juurde, sul panema käe peale, aga praegu ei saa. Sa täitsa nõid ju. Aga minust sa tead nagu nii kõike ju. Mulle meeldivad sinu podcastid. Ma arvan, et ma olen üks sinu fännidest, keda sa ei tea. Vau, kurmi au. No siis on perstest, sa tead kõike. Ma nüüd viimased ei ole, vaatame seda, mida ma ei tea. Okei, vaatame just. Oota, ma ütlen ära ka, miks mulle meeldib. Et muidu ma ei saa pärast öelda, mulle meelest ära. Mis hakkab ära kaduma, on autentsus. Nagu päris asi, päris inimene, päris lugu.
väga paljud inimesed kaovad ära filtrite taha, vaata, et pannakse järjest neid filtreid peale ja meil kaob ära see kontakt inimese hingega, et me nagu ei leia seda inimeste hingeteed enam. Me nagu ma andsin teile seda südameõli, eks ole, et me oleksime nagu südames, et me ei vaataks inimest siit arvustuses, vaid me vaataksime inimest siit nagu läbi looja silmade, siis me näeme seda inimest nagu terviklikult ja me saame aru, et kurat, sul on võimas elu olnud, sa oled selline survival olnud, et täiesti pekkis, noh. Ja see on nagu nii inspireeriv, nii äge, noh. Ja nüüd ma ütlesin ära, vaata, nüüd on korras sellega. Nüüd sellega on tehtud. Nii. Mis see küsimus nüüd oli? No mis on mu hirmud? Ma ise mõtlen, kas ma kardan midagi või ei karda, aga ütle sina, võib-olla ma ei taha neid tunnistada iseendale. Siin on üks selline hirm, et mis siis saab, kui ma ei ole nii kui raha, mida ma praegu saan sellisel viisil, nagu ma saan, mis siis saab, kui see saab otsa? Nagu raha on üldse sinu jaoks väga oluline jõud. Ja mis siis saab, kui nagu, see saab otsa sealt kanalist nagu või, et kui seda enam ei tule sellisel viisil. See on üks. Mis on veel? Poja pärast muretsed ka natuke palju. Ei peaks, aga miks või mis seal on? No ma olen ema ju. Ja selles suhtes, et aga vanad on. 27. On ju, Ei ole vaja enam tõmmelda. Sa natukene liiga palju annad sinna oma fookus, sa ei peaks sinna nii palju oma fookust andma. Et lihtsalt, seda ma pean, jah. Ja võta natuke vähemaks. Et natuke palju läheb sinna seda fookust. Ma läksin ka fookusega välja kohe, see oli selline fookus, ma panin ka välja kohe. Tule nüüd tagasi sisse. Teinekord sa tahaksid olla seal omas pesas vaikselt. See ei ole nüüd seotud, ma ei räägi nüüd enam hirmust, vaid ma räägin sellisest võib-olla nagu sellist alateadlikust tahtmisest või sa tahaksid oma kookonisse minna teinekord ja lihtsalt nagu lugeda raamatut ja olla omas pesas ja olla hästi vaikselt ja mõnuleda. Et see on tegelikult, see on midagi võib-olla, mida teised väga ei tea. Et sulle meeldib olla nagu selles prillid ees ja teki all ja lugeda nagu raamatut. Tõsi? See on midagi, mis sind täidab. Ja see on tulnud eluetapiliselt, see ei olnud sulle ennem nii, aga see on tulnud eluetapiliselt. Aga sellepärast, et sa oled loomult, kas sulle ema oli nagu selline, kuidas ma ütlen, selleks, et olla intelligentne, me peame olema sündinud keskkonda, mis annab meile võimaluse see algne seeme kuskilt saada, aga ma ei oska praegu öelda, kes oli see seeme, kes sulle selle, me ei näe kunsti, kui me nagu see ei kõneta meid, aga kuskilt peab tulema see seeme, mis paneb meid nagu otsima seda ja see toidab meid. Väga paljud inimesi ei toida, ütleme, kunsti vaatamine, aga sind nagu toidavad selline, see on nagu teistmoodi, nagu see on mingi sisemine intelligentsus. Kummaline on see, et ma võiks öelda vanaema selle asemel, aga kummaline on see, et kui ma tagasi mõtlen oma nooruspõlve, väga nooruspõlve, keskkooliaega seal 16, 17, 18 põhikooliaegas, siis äkitselt moodustus minu tutvusringkond minu endast vanematest kultuuriinimestest, muusikud, näitlejad, Aga ma ikkagi ütleksin vanaema kohe praegu. Ja, aga need mõjutasid, sest ma ei oleks elu sees nii palju käinud teatris, hakanud kirjandust studeerima, kui mul ei oleks mingisugune sõpruskond. Vanaemast tuli kirjandus kindlalt, see on 100%, sest suuremat lugejat ma oma elus enda perekonnaringis pole näinud. Ema kindlasti mitte, ema on tööhobune. Aga ka see seltskond, mis järsku moodustus nii noore inimese ümber, see on nagu hämmastav. Ma pidin istuma praktiliselt igal õhtul teatris kuskil
mul ei olnud selleks raha, me istusime seal, nuugeldasime sisse, istusime viimases reas kuskil rõdul ja niisugused imelikud asjad. Praegu tagantjärgi mõtle, ma ei mõtle ju nende asjade peale, kui sa ütled, siis ma mõtlen, what the fuck, et mis asja. Mis asi see nagu oli, mis tõmbas, mis mind nagu tõmbas. Et see oli hästi oluline. Ja see just nimelt tõmbaski sind, sest sa sündisid selle algse selle, et meid ümbritsevad inimesed, kes me oleme ise. Et küsimus on see, et kas me oskame selle ära tunda ja mida me teeme sellega tulevikus. Aga sa oled seda väga ilusasti osanud ka tulevikus ära kasutada. Et see on töötanud sinu kasuks. Räägin veel midagi? Tahad veel midagi? Anna tull. Puuduta mind. Puuduta mu hinge sügavusi. Mida me tahame veel teada? Siin on lapse isaga midagi, mida ma arvan, et see oled sina, kes mind praegu takistab. Jaa. Et ma nagu ei saa sealt praegu sisse sügavamal, aga seal on mingisugused, seal on mingi teema. Las ta olla siis mingi teema. Seal on mingi segadus. Aga see on väga selline pragmaatiline segadus kuidagi. Nagu mingisugune asi on justkui nagu ta ei ole, mingi asi ei ole nagu justkui nagu lõppenud või mingi asi on nagu lahtine või sinu ja sa juba muigad. Mina ei hakka rääkima. Kas ma panen selle kinni? Pane see koht kinni võib-olla. Kas sa ei räägigi kõigest? Oh my god! Ei, kes aru saavad, need saavad väga hästi aru. See ei ole mingi saladus, aga ta on lihtsalt saladus. Okei. Kuna ma hakka rohkem surkima, ma panen kinni. See on nii midagi nii hirmu äratavat või? Ei, lihtsalt kui me tahame, siis me võime siit veel väga palju nagu võtta. Aga kui palju me nagu tahame, siis tegelikult lähevad teemad väga isiklikuks ära. Et kui me ei saa minna nagu siit nagu sügavamale, siis meil jäävad nagu selline, jälle neil pealiskaundus. Ei ole sellist lappamist. Väga tore. Väga armas. Sire, mis tundeid sul praegu tekitas? Vaata, meil on ju siin saates käinud igat sorti selgelt nägijaid, nõidu, loitsijaid, kaardimoore, inimesi, mis tunde sul praegu see tekitas nagu? Ei, see, ma ei tea, ma olen nagu kergelt üllatunud. Ma olen ka. Eks ju? Jaa. Sest et It's came from middle of nowhere. Lõpuks ometi tuleb keegi, vabandust muidugi, et ma nüüd niimoodi välja purtsatan jälle, kes tõesti oskab öelda midagi, mis on õige. Vähemalt ma ise tunnen. Et läks täppi on ju? Jaa, kuigi ma ise ei ole seda näiteks sõjahirmu, ma endale ei ole tõesti, nii, mina ei tunne. Ma ei ole endale nagu teadvustanud seda. Aga see võib olla nii siiski, jah. Sest ma mõelnud, ma olen küll. Ega ma ei ole väga afišeerinud ka seda, et ma nüüd nagu teen seda, aga ma olen ju teinud seda juba aastaid, aga see on kapist välja tulek on raske. Kuule, meil tuli ju kapist välja Meelis Tomson ja siis ta sai, tal oligi keeruline, sest et mitte kõigile ei meeldi, et inimesed nagu leiavad endas mingeid uusi andeid või asju. Tead, ma ütlen ausalt, et ega see ei ole ju minu jaoks juhtus, sa ju mõtle 2019. Oi jumal, 18. Aga kui sa ütled praegu minu jaoks juhtus see, aga kuidas sellised asjad juhtuvad? No mul juhtus väga järsku. Mul juhtus ikka väga järsku, et mul ei olnud, ma ei otsinud nagu spirituaalselt nagu teed ise või mul ei olnud nagu sellist kohta. Ma tegin sellel ajal vaata C-komando saateid ja need väga rasked saated.
ja ühel hetkel käis pauk ja oligi kõik. Ja olegi puht. Mitte midagi teha, ei ole maailm, ei ole enam sendine ja ongi kõik. Ja hakkasin üldse aru saama, et mis nagu toimub. Aga kas see oli läbipõlemine siis? Ei olnud, see oli, ma tookord väga ammuses puuduta mind saates rääkisin, et see oli Kundaliini järsk avanemine. Ja rääkisid, jah. Ja, et see on nagu, me äratame Kundaliinit nagu step by step, eks ole, me käime joogas, me hingame, ja siis ta hakkab meil siit sabakondi alt hakkab vaikselt nagu tulema. Ja eluetapiliselt see läheb järjest nagu tugevamaks, see intuitsioon läheb järjest tugevamaks, hakkad nagu tundma, hakkad usaldama seda tunnet. Aga mul oli nagu laks ühel ööl ja oli korras, noh. Ja siis ma hakkasin lihtsalt vastuseid otsima. Ma olen pigem olnud mitte ärkamises, vaid vastuste otsimises, et mis minuga toimub ja miks ma nii olen ja miks ma enam nii ei saa olla. Ja see hinge pime öö, eks oli väga pikk, oli 2 aastat kuskil, kus oli nagu ikka selline korralik nagu aukudes ära käimine. Aga ma ütlen ka seda, et spirituaalselt sa ei saa tõusta, kui sa ei ole tegelenud fundamendiga. Ja seetõttu mulle tundub, et see esivanematega töö on nii oluline, sellepärast ma sinna ka olen jäänud nüüd. Et las teised räägivad kõigest, mis on kõrgemal. Aga ma olen jäänud selle esivanemate juurde, et see vundament saaks nagu paika. Et need pusled, sest et kui meil on traumad, siis see trauma lükkab meie nagu sellise maailmapildi nagu pusletükkideks. Ja me otsime seda õiget tükki, mis annaks meile selle kindlustunde. Vaata on kokutajad, inimesed on mingi trauma, tegib kokutamine, eks ole. Ja tegelikult on vaja leida see õige pusletükk, mida ta ära kaotas sellel hetkel ja panna see õige pusletükk tagasi sellesse kohta, kus on see auk, millest ta kinni on. Siis paned see pusletükki tagasi ja ta tuleb meelde. Põmm. Ma mäletan, kes ma olin enne seda. Ja see ei pruukinud juhtuda temaga, see võis juhtuda vanaisaga. Aga ütleme mehe sperma kaudu epigeneetiliselt, mis lapsed saavad, on tihti lugu just nimelt need isade lapsepõlve kogemused, mis võivad olla väga, see ongi nagu see, et üle põlvkonna küll see nagu aktiveerub. Aga kui ütleme niimoodi, et kui on nagu isa on näiteks lapsepõlves pekstud, siis laps võtab ellujäämise strateegia, võtab isalt. Sest see võib olla tugevam kui emal, sest et see on sperma. Sellest me loome ja sellest sünnib. Aga see on seeme, see loom. Ja, et alati sellistel puhkudel tasub vaadata rohkem isa poole, aga kõik, mis on seotud elu loominguga, loomise rahaga, sellel puhul vaatame ema poole. Et see lugu, mis on sinul emaga, on sinu lugu rahaga. Et need on väga seotud. Kes sa olid oma emale? See määrab ära, missugune on sinu suhe rahaga. Kuule, aga ma hakkasin lihtsalt mõtlema seda, ma tean, et saateaeg hakkab meil läbi saama. Sest Ameerikas on, mulle abikaas on ameeriklane ja ta on nagu täielik kapitalist oma suhtes rahasse. Temal on nagu kõik käib nagu iga arvutus, iga asi, ta kõigepealt arvutab selle hinna välja või et mis see maksab, paneb numbri külge. Ja minu on nagu see, et... See on minu jaoks see kapitalist on kooner lihtsalt. Võib-olla kooner. Sest minu jaoks nagu see ei ole, et on raha, siis on raha või et see raha ei ole nagu esimene asi, kuigi see on väga oluline. See oleneb elustandarditest, missugused on sul nõudmised elule, sinu elustandardid. Et kui sul on nagu standardid elule väga kõrged, siis rahanumber on suurem. Ja kui su standardid elul on natukene rahulikumad, lilled ja liblikad, siis sul nii palju pappi pole vaja. Ei ole, ta ei ole. Piisab ju. Sulle piisab. See on väga õige sõna. Sulle piisab. Mõnel ei piisa. Rohkem päevu. Ja. Kuidas sul on sellise, sorry, ma küsin sellise küsimusega. Kuidas sul on elada sellise inimesega? Kas kogu aeg vaatame, ostad lillekimbu kuskilt ja lähed koju ja sa tunnetad, et mees mõtleb, see maksis 25 eurot. Aga see on huvitav, et ma tunnen nagu, et ta ei mõtle seda, et ta on
midagi ära andnud raskesti või midagi, et ta midagi pidanud, vaid et ta pigem nagu mõtlebki sellele numbrile, et see maksis nii palju. Mitte seda, et ta oleks nagu otseselt, et oi jummel, nüüd ma oma väärtuslikust rahast andsin nii palju ära, kuigi ka seda ma olen vahel tunnetanud. Aga või ta ei mõtle vastupidi, et issand, on nii odavad. Ei, nii ta küll harva mõtleb, sest elu on nii kalliks läinud ka. Okay. Ehk siis ta elab ellujäämises. Võib-olla. Aga see on meestele ka üsna tüüpiline. Nad ei ütle tihti pärast naistele välja, aga nad elavad kogu aeg ellujäämises. Jaa. Ei, see võib olla, jaa, ma olen mõelnud küll selle peale, et seal võib see olla, sest et ta tuleb hästi rikkast perekonnast, on ju, ja nüüd ta on oma pere raha, kõik on nad oma vennaga surnuks löönud ja nad elavad elame ikkagi suhteliselt nagu Eesti inimene, mitte nagu Ameerika jõukas inimene, eks ju. Ja see võib olla see mingisugune... Absoluutselt, kui ta on seda kogenud, siis ilmselgelt ta kardab seda uuesti kogeda, et suurt raha. Kui me oleme hoidnud käes suurt raha ja selle kaotanud, siis me kardame kaotada ka seda väikest raha. Ja. Et lihtsalt nagu hakkame hoidma kinni ja muutume koonriks. Et pigem on toredam minna siit poolt, et oled vaene olnud ja siis raha tuleb, voolab juurde ja läheb lihtsamaks. Oskad seda ka väärtustada rohkem. Ja. Tegelikult. Need inimesed, kes oskavad ennast töötada vaesusest rikkusesse, need inimesed ei jää kunagi enam vaeseks, sest nad oskavad välja rabeleda. Aga need inimesed, kes on saanud rikkaks vaesusest, kiiresti, läinud. Pole probleemi, pole raha, pole probleemi. See on jah, seda ju räägitakse, kuidas need lotovõitjad tihti lähevad kiirelt nulli. Ja, on nullist tagasi. Jaa. Kõige kurvem olen hästi palju, mõndasid inimesi enda ümber näinud, kes on tulnud sellest heaolust ja rikkusest. Ja ma ei ole mõistnud neid, millise suure trauma nad saavad, kui nad kukuvad, ütleme niimoodi reaalsusesse. See on päris karm, et seda ma ei tahaks küll kogeda. Kuigi mina olen ka see inimene, kes on vaesusest tulnud, on ju, ja mõtleb, et hirm on ikkagi olnud see, et ma ei taha ma ei taha kukkuda sinna tagasi, on ju, ma ei taha kerjata, ma ei taha olla nuiata, ma ei taha olla nagu seal poris. Ma näen millegipärast alati seda pori, et ma olen kuskil poris või kodutu või mingi, et ma ei taha sinna kukkuda, et see hirm on mul alateadvuses kindlasti olen. Kuigi ma tean, et ma saan hakkama, ma lähen bensujaama, ütlen, mul ei ole bensuraha, palun laenake mulle esimesed ettejuhtuvalt autojuhid. Et ma nagu selles mõttes ma ei jää nagu hätta, nii kaua, kui mul on ka 2 kätt ja ma saan hakkama, aga vaata see vaesusest tuleva inimese see taak on ka ikkagi seal kripeldab nagu, et sa ei taha sinna tagasi kukkuda mingi inest. Võib-olla sa siis pingutad rohkem. Ma arvan ka, et sinu puhul on kindlasti see, et sa pingutad rohkem ja kui sa paned täna oma brändi, kui ma ei eksi, siis sa oled juba midagi nagu oma brändina loonud, jah? Siis see ongi õige tee. Loo veel nagu just seda oma brändi põhist asja, mis hakkab nagu järeltootlikkusse läheb ja see hakkab sulle järeltootma passiivset raha. Et see on kindlasti asi, mida sa võiksid nagu teha ja täitsa julgelt. See hakkab sulle tulevikus nagu kindlustama. Pension. Jah, just. Nii lihtne see on. Pensionisammast. See kõlab sinu puhul natuke imeldada. Pensionisammast. Nii tore oli rääkida. Ma tahaks nii, et see saade oleks 2-osaline. Meil täiesti kõik küsimata, kõik pooled asjad jäid õhku rippuma. Aga sinu poolest ma olen küll õnnelik üle hulga ja nähes siin, sest ma mingid hetke ma ikkagi mäletan, ma ei tea, kas ma mäletan siis seda hetke, kui ma nägin, et sa oled nagu hädas omadega või puntras. See ei olnud see viimane kord, kui me nägime seal, kus iganes me nägime. Lihtsalt kõrvalt vaadates, nagu ma vaatasin, et sa olid nii edukas saatejuht ja sa olid nagu kogu aeg nagu, sa olid nagu olemas ja siis ma mingi hetk adusin, et sa oled nagu lost. Ma arvan, ma olin lost siis, kui tuli koroona aeg. Sest et ma arvan, et minu lost aeg tuli minu tühistamisega. Just. See oli väga-väga raske aeg. Ja ma ütlen, et kurat, ma peaks medali endale andma selle eest, et sealt nagu üldse veel inimesena välja tulla. Aga
mul on väga kahju nendest inimestest, kes ei ole suutnud püsti tõusta sealt enam, sest et see oli ebainimlik, eks. Aga mul olid õiged inimesed kõrval, et ma nagu minus oli hästi palju agressiivsust, hästi palju sellist tahtmist tõestada midagi, tahtmist nagu välja rabeleda sellest valust, ma arvan, on õige sõna. Ja ma olen väga tänulik, et tollel ajal tuli minu ellu Tony Robbins, kelle õpilaseks ma läksin tegelikult suhteliselt kiiresti. 2019, jah. Ja tänu tema sellele koolile, strateegilise psühholoogia koolile, ma sain aru, mis minuga nagu toimub. Ja ma sain aru, et me võime olla spirituaalselt nii kõrgel, kui me arvame, et enam edasi 12. levelil seal. Aga mida ma olen aru saanud, on see, et varem või hiljem me tuleme kõik siia, laskume siia maa peale ja kes sa oled inimesena? Nagu, kui sa ei oska olla inimene, siis spirituaalsus annab sulle ainult võimuiha, ei muud. Et sa nagu tõused ära ja sest väga paljud spirituaalsed inimesed, nad arvavad, et kui nad on nagu spirituaalsed, siis neil on justkui võimu rohkem või sellist tarkust rohkem või mis iganes. Ja siis nad hakkavad neid teisi tegijaid justkui hakkavad maha tegema, hakkavad oma egoismi peale suruma. Ja ma pettusin natukene selles kõiges. Ja siis ma tulin 2 jalaga maale. Siin on nii hea. Et nagu lihtsalt selle, ma teen seda, mida ma teen, aga ma ei ütle eesrinnas, et ma teen seda ja sellepärast ma olen targem või mis iganes, vaid ma täna käin ja esinen ja räägin esivanematest, et see inimene saaks ise oma tööd teha, saaks ise jõuda oma asjadeni ja nagu iseendas hakata nagu neid asju otsima pigem. Ja see on lihtsalt, ütleme, selline abivahend. Ja selleks tuli käia see pime öö. Ma arvan, et sa nägid mind mäletad sellele, kui ma olin selles pimedas öös. Aga kui sa seal käinud ei ole, siis sa vaevalt, et sa tõused. Tubli. Tore näha. Ma näen, et inimene õitseb. See on tore. Aitäh sulle. Sina ka. Nii armas. Ja. Ühesõnaga inimesed järjekordselt, mida me oleme 100 korda öelnud, vähem kurjust, upsakust, sellist nagu arrogantsi, teiste, mida jääb see kõige hullemini, teiste materdamist. Mis see teil annab? Nothing. 0. Teiste inimeste mahatampimine, alandamine, suhtumine, üleolev suhtumine, arrogants, mul hakkab pea ringi käima sellest. Ma isegi ei vihasta. See on kõige parem. Just. Ma hakkan köhima. Mul hakkab lihtsalt, ma tunnen, kuidas mul hakkab pea lihtsalt ringi käima. See on ka halb tunne. Kas ma võin ühe omaduse veel juurde lisada? Ma ei kannata lodevaid inimesi absoluutselt. See, jah. No, lodevad inimesed lähevad ka selle alla, sellepärast, et nad arvavad endast. Aga andku looja meile. Ma ütlen ühe võib-olla sellise asja, mis võib-olla, et inimesed saaksid võtta endaga kaasa. Vaadake igat inimest justkui läbi looja silmade. Nagu, et looja vaatab läbi sinu, looja loob läbi sinu, looja loob igat sõna läbi sinu. Ja kui sa teist inimest sõnadega nagu tapad või klatsid teist inimest taga, luues sellest teisest inimesest kuvandit, siis mõtle, kas looja räägib praegu läbi sinu, kui sa seda teed, või räägib seda kurat, kes sind hakkab mingil hetkel hävitama täpselt nende samade sõnadega, sest kehtib ainult üks seadus, see on bumerangi seadus. Varem või hiljem see sitt tuleb sinu aeda ja 3-kordsete hunnikutega. Hoia labidas lähedal, kui sa hakkad teist inimest maha tegema, sest järjekord jõuab ka sinuni. Looja ei loo sitta, looja loob loomingut.
see on nii hämmastav, mul ei ole see podcast veel üles läinud, see on tehtud. Ja see pealkiri on, ma mõtlen, kas ma muudan seda või see ei lähe seal Delfis Eesti naises läbi. Lõpetage sitta loopimine või midagi taolist, külvamine. See sitt oli seal sees, see tuli mul nii südamest kuidagi ja sa räägid täpselt minu sõnadega praegu, aga mul on see podcast juba tehtud ja ta ilmub alles homme. Ja see on täpselt selline pealkiri seal. See on õudne, väga lahe, et me mõtleme samamoodi, aga jah, aga selleni me jõuame kõik lõpuks läbi elukogemuse. Nii et tuleb ka teie aeg, ärge muretsege. Just. Aga suured tänud sulle. Aitäh teile. Aitäh, et kutsusite. Imeline, et sa tulid. Ja edu sulle. Aitäh. Ja teile ka armsad vaatajad.